mulle meeldib kirjutada kõige tähtsamatest asjadest ja mulle tundub, et kui suurte kirjanduses kirjutatakse ja räägitakse paljudest asjadest ja mõned asjad on nagu võib-olla mitte nii olulised, siis lastekirjandus tegeleb peamiselt ainult kõige tähtsamate asjadega. Näiteks minu raamatud on ka ainult kõige tähtsamatest asjadest, näiteks kassidest, koertest, titadest, luukeredest. No absoluutselt on ju kõige tähtsamad asjad. Uus raamat tuleb näiteks poisist ja papast. Laste suhe vanavanematega on üks maailma kõige tähtsamaid asju, nii et mulle meeldib sellest kirjutada. Mina olen selline fantaasiavaene kirjanik, et ega ma nagu päris ise kõike välja ei mõtle, ma ikka vaatan enda ümber ringi ja leian enda ümbert alati huvitavaid juhtumeid ja inimesi. Mul on alati, kõigil raamatutel on prototüübid ja igas raamatus on ka mõni lugu, mis on natuke päriselt juhtunud. Kuigi ma kindlasti ei kirjuta dokumentalistikat, aga selles Luukere Juhani raamatus näiteks on tõesti on päris mitu lugu, mis on päriselt juhtunud. Võib-olla natuke teistmoodi. Aga igal juhul ma saan inspiratsiooni ka sellest päris elust, sest päris elu on ikka 100 korda hullem kui kirjandus, uskuge mind. See oli nii hull mõte kirjutada raamat Luukerest, kes elab 2 vana inimesega kuskil metsas. Ja seda mõtet ma haudusin päris tükk aega ja selle raamatu selline sõnumi, nagu see sõnum või fookus aja jooksul ka muutus. Algul mulle tundus, et ma kirjutan lihtsalt ühte lõbusat lugu Luukerest, aga siis ma sain aru, et ma tahan kirjutada vanadest inimestest, kes elavad nii, nagu neile meeldib. Et rohkem kui lugu Luukerest, kuigi tõesti Luuger on muidugi siin kaane peal ja kõige tähtsam, aga minu jaoks kõige rohkem see lugu on ikkagi nendest 2 vana inimesest, kes lihtsalt elavad nii, nagu neile meeldib. Et see sõnum, et kui sa oled praegu laps, siis see tundub loomulik, et sa võid elada sellist lõbusat ja vahvat elu ja täiskasvanud aitavad sul seda teha, aga kui sa oled juba vana inimene, siis tundub, et vanade inimeste elu on igav. Tegelikult ei ole või ei pea olema. Et ma julgustan kõiki noori ja vanu elama sellist vaba elu lõpuni. Et kui sa saad suureks, rääkides lastele, et kui sa saad suureks, siis sa ei pea hakkama igavat elu elama. Ma kirjutan siis, kui mul on aega. Et see, et mul on praegu kodus 3 last, kokku on mul tegelikult 5 last. Nendest 2 on siis täiskasvanud juba. Et see, et mul on 3 last ja ma töötan kultuurikorraldajana, tähendab, et mul on küllaltki vähe vaba aega. Nii et ma näpistan seda aega. Mulle tõesti meeldib hommikul keskenduda, aga mõnikord jään ma nokitsema ka õhtul, kui teised juba magavad. Ja mul tuleb ette ka selliseid momente, kus ma ikkagi lähen ära kodust. Lähen loomelaagrisse kuhugi või loomemajja või sõprade juurde ja seal vormistan mõned mõtted ära. Tegelikult selle Luukere Juhani raamatu lugu oli selles mõttes ka vahva, et me olime perega ühel pikemal reisil, kui ma seda kirjutasin. Ja olime Hispaanias, meil oli seal korter üüritud ja elasime siin mõnusasti. Tegime kodukooli ja käisime pargis jalutamas. Ja siis ma uhkasin ja ütlesin abikaasale, et et siin me seda aega küll ei leia, sest keegi teine ei aidanud meil lapsi hoida. Me olime 3 väikese lapsega seal võõral maal. Ja siis abikaasa ütles, et kuule, võta hotell. Ja siis ma võtsin Hispaanias võõral maal olles, võtsingi hotelli ja kirjutasin naksti 3 päevaga selle raamatu valmis.